Podcast number 5. Kuule, mul muideks üks sõber küsis nagu, mis teela on, nagu, et miks sul nii palju on suuski. Ma nagu seletasin, et ikkagi endine profimees, aga seletan natuke peenemalt. Võib-olla ma natuke valetasin ja mul on hetkel piinlik, et ma hakkasin avaldama, mis ma rääkisin, aga võib-olla sa siis räägid ise ka, et vai, Karel, vai. Tõsi, suuski on mul siin on üksjagu mingit valikut on mul siin, on ju. Tähendab siin kohas. Teine valik on mul siis 2 tundi käega näidatud suunas sõita, on ju. Seal on mul teine valik. Siin on ütleme, et siuke põhiasjad on seal. Ma lähen mäele vahepeal, ärge pange tähele. Anu juba lammutab, on ju, tuleb närvi. Aga jah, tegemist siis ikkagi suuskadega, murdmasuuskadega, ilmastik on erinev põllu peal ka, ilmad asjad muutuvad, et igaks olukorraks on vaja oma suuska, kuigi ma olen siuke, ütleme, et harrastaja, ja siis mul on siuke basic temperatuuri vahemikud on mul kaetud, on ju. Aga jah, mäesuuski mul ka mitmeid, on ju, aga mitte nii palju murdmasuuski, on ju. Jah, siin just tulin Austriast, on ju. Üliäge, maasikas soovitan ja võib-olla korraldame järgmine aasta ka midagi nagu läbi meie, nii et kes tahab. Ma tahaks ka mäe peale, aga siiamaani pole saanud, kallis ja kutsuda ka väga. Aga sa muidu suusatad? Muidugi. Okei. Aga ma rohkem niisugune kuutsemäe vend, vaata, siuke lihtne poiss. Aha. Väiksemad mäed, vaata. Ega seal ka midagi. Ma rohkem lauskma vend. Jah. Aga kõik siin on, karbon, särgid, kõik peab üli kerge olema, on ju, et... Aga ühesõnaga temperatuur, jah, on see nagu põhifookus on temperatuurile. Põhiargument, siis ma väga ei valetanudki. Jah, muidugi, ma ei tea, palju te teate, on ju. Ütleme, et need siin, on ju, need see ka. On siis uisusuusad, on ju, need on siis klassikamad, mida ma ei tea, kuna ma viimati klassikat sõitsin. Mitu aastat tagasi tavaliselt kas need on kandiga või? Väga, Fischer väga ei tee kanti, et siin pigem teised brändid. Mul küll on. Jah. Ühesõnaga, suusaminutid said läbi ja lähme siis sõitma.